No Tallinna lennujaam on selline armas väike ja siin on alati tore tervitada neid inimesi, kes on oma riigi jaoks midagi väga tähtsat ära teinud ja täna oodatakse siia just lennuki pealt tulemaks ka 4 meest, kes siis 40 päeva praktiliselt olid Atlandi ookeanil. Kogu see algus jäi kõik veel eelmisesse aastasse. 3 aastat valmistuti selleks katsumuseks, mida nimetatakse maailma kõige raskemaks sõudmiseks. Teekonna pikkuseks Hispaanias kuni Kariibi meres asuva Antigua saareni oli 4800 kilomeetrit. Lõpuks 39 päeva hiljem, 23. jaanuaril oldi kohal. Tallinna lennujaamas olid meestele vastu tulnud lähedased ja sõbrad. Meie kallis Andu on nende 4 seas, see on mu kallis sõbranna Irene poeg ja minu tütar on Andut ka näinud väiksest peale ja tal on kõik TikTokid telefonis ja me vaatasime ka Facebookis, igalt poolt vaatasime, jälgisime, elasime kaasa. Ja teame ka, et see õilise eesmärk, mis oli raha koguda, on ka täidetud, et nad on igati ägedad mehed. Olen jälginud, jah. Ma küll mitte TikTokis, need on natuke moodsamad kanalid, aga mujal kanalites kindlasti ja olen oma hea sõbrannaga Andu emaga olnud kogu aeg ühenduses. Paljud on küsinud, et mis käed nendel poistel on, et kui see veel ei näita, siis käsi, kes on rohkus. Nüüd on juba natuke taastuma hakanud, aga on ikka näha, et ega see nahk on tööd teinud küll, ei ole niisama puhanud. Läks asja ette kõik see pingutus? Tundub, et läks heategevuse eesmärgil 30 000 saime kokku, eks hoogu saab muidugi heategevustele Peaasi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond edasi anda. Kindlasti oli raske, et ega lihtne ta ei olnud ja küll see 40 päeva ookeanil oli omaette raske, aga kui päris ausal 3 aastat ettevalmistust oli veel raskem, aga ookean kindlasti pani proovile ja oli raske. Enne vee peale jõudmist mingitel hetkedel käis natukene kahetsust läbi, et see oli lihtsalt nii see oli nii palju pingutust, aga kui me vee peale juba jõudsime, siis selle ületuse jooksul mitte kordagi. Teeksid veel? Esimest korda teeksid veel, aga nüüd uuesti pigem mitte. Ma arvan, et mulle väga meeldib see, et Eestis on lumi maas. Seda on kõik positöör. Jah, et jahe on. No me Karliga näiteks veetsime öiseid sõudavahetusi, kus me tund aega koos sõudsime. Väga pikalt sellest, et me rääkisime, kuidas suusatama tahaks minna ja siis on väga hea meel kuulda, et see lumi päriselt on siin maas ja saab seda jahedust tunda. Sest et muidu seal oli kogu aeg, et on palav, niiske, astud õue, juba higistad. Siin seda praegu ei ole.